see nagu me alustaksime kohtumise. Issand, ma ei ole kollabi niimoodi, see on isegi natuke pingeline. #kollab. Tere, minu nimi on Sydney. Tere tulemast tagasi minu kanalile või tere tulemast minu kanalile. Mina näed. Ja meie oleme Juusi. Mina olen täna siin koos Maria Rannaväljaga isiklikult ja meie hakkame täna 11 joonistama. Kuidas sinu suhted joonistamisega on? No, meil polnud koolis kunstitundi, meil oli käelise tund. Ütleme nii, et ma ei olnud päris top of class. Ma olin low of class. Bottom of class. Aga tead, mis nagu ütleb, mis Emma Chamberlain, sa võid asju teha ka siis, kui need ei tule sul hästi välja. Et joonistamine on üks neist. Kuigi mul on juba nagu väga tähtsad küsimus, me hakkame joonistama 11, on ju? Ja ma vaatan, meil on värvivalik, on ju? Pigem limiteeritud, aga alati oli siuke limiteeritud valik, on ju? Ma küsisin Marialt enne, et kas sa helistad värvipliiatseid või vesivärve. Mina helistan vesivärve ja ma ei ole pliiatsitega nagu ammu teinud ja mõtlesin, et see olekski nagu hea lüke, et okei, et ma ei ole teinud ja sa helistad neid rohkem. Aga ma ei mõelnud üldse selle peale. Ainuke, miks ma need värvid ostsin, oli seepärast, et siin on kustukumm ka. Väga praktiline. Ei, mul ei ole vesivärvide vastu midagi. Ma lihtsalt mõtlesin, et nendega on raskem detaili joonistada. Ma liidan su silma. No võib-olla ma saakski nii nagu Emma joonistab, et ta teeb nagu piirjoone ja siis ta värvib. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et neid peab koristama. Ja siis ma ütlesin, et sorry. Jah, ei, need on väga okei. Ma siis mõtlesin, et teeme niimoodi, et sina praegu ja siis mina praegu, et me nagu praegu laivis. Mitte mingi pildi järgi, vaid... Jaa, mul on väike üllatus. Seoses sellega, mina siis proposisin selle kollabi, sest mina tähistan, kui see video üles läheb oma 10 aastat YouTube'is ja seoses joonistamisega meenus mulle, et minul on ju totaalne fännikaust, kus on inimesed mind ja juhuslikult ka Marti Hallikut on siin sees joonistanud ja ma mõtlesin, et need deservivad paari shout-out'i siin videos. Sa oled hea joonistaja või? Okei, never mind. Ma olen ikkagi amatöör, on ju. Ja vaata, ütleme juke neist näeb kõige rohkem nagu mina välja. Et kui sa olid üks neist, kes mulle nagu kunagi joonistas minust pildi, no esiteks hullumeelne. Teiseks nüüd sa saad lisaks minu kanalile, ka Sydney kanalil shout-out'i. Millise stiilis joonistamisest me räägime? Kas see on siuke asi, mida me hakkame joonistama või? Sest ma ei oska sellist asja. Vaata, no offense. Aga see on pigem see stiil, kus mina olen oma oskustega. Aga see on okei. Siin ei olegi, ma nagu ei paneks mingit kätt ette või see, mis sinuni nagu loomulikult tuleb. Mu isiklik on see. See on see, kuidas me täna joonistame. Kuidas mina joonistan, et ma annan alla nende detailidega, mida ma ei oska joonistada. See on vaata rohkem siuke impressionistlik stiil. On see stiil või? See mingi muu nimi on sellel. Mitte impressionism, aga see stiil, et on abstraktne. Monteerija, palun guugelda, mis stiili ma mõtlen. Ma siis mõtlesin, ma jagan inspiratsiooni väga nartsissistlikult minu pildi. Ei, no ma pean sind joonistama nii kui nii. Sina saad väga head inspot. Näita, valime, jah. See on küll inspot. Lihtsalt kulmutad teistsugused tegelikult. Need olid su ikka meil. Vaata, kunstitunnis oli ka see, palun inspiratsioon, aga nüüd ma võtan selle teie eest kohe ära. Kasutage palun ikkagi oma aju, kas jätsite kõik meelde, mis te peate joonistama. Okei, mis strateegiaga sa siis peale lähed? Ma arvan, et ma vist teen kõigepealt umbkaudse sketši. Sketš, okei, me alustame sketšist. Ma ei ole täiskasvanu eas joonistanud väga ammu ja ma olen siin, et öelda, ma üritan, ma reaalselt üritan. Ma tean oma kahetsen selle ütlemist. Aga ma lihtsalt nagu jah, see, et proportsioonid vaata. Et see, kas keegi näeb enda moodi välja joonistada, sõltub sellest, kas nende silmad, nina suurust ja vahed joonistad õiget pidi vaata. Mul krops tuleb sellest sõnast väljas. Ma kusjuures olen sind kunagi varem joonistanud ka, ma ei tea, kas sa tead. Ma olen YouTube'i video sellest, kus ma joonistasin Eesti YouTubereid ja siis ma tegin selle siin ja Andreise vaatamist ja kedagi veel, aga see siin äkki ära äkki ei vaata. Võib-olla ikkagi ei pea. Nii, ma üritan peakuju neilida esimesena. No ma olen ühe knipsu teinud ja mul on piinaku. Mu pea pole nii kandiline siin ja siin on ümar. Kustukumm on best friend. Ja mul on umbes samasugune kriips. Siin pole midagi näha. Mul on juba lappes ei. Mul on raske soeng, mida joonistada. Sul on pea vahel see, paned ainult selle. Anna ja austage. Natuke junne sealt pealt. Nii, nüüd ma hakkan tegema jooni. Aga kas ma võiks teha ühe eluhäki korra? Aga see teeb lihtsamaks asja. Ma tahaks nagu peakuju lihtsalt saada, et sa liigud kogu aeg, et nagu umbes vaadata. No jaa, täitsa valesti ole kõik.
Vaata, ja nüüd ongi, ma näengi, algavad probleemid sellest, kui kõrgel on silmad, vaata. Mul on silm tehtud, aga no see ei näe nagu sina välja. Nii silmakujuga, vaat jah. Okei, sul on päris ilusad silmad siin. Aitäh sulle. Kus sa oma huuli süstimas käisid? TikToki filtris. Inimesed olid nii munas. Oh my god, Maria, ma mõtlesin, et sa ei ole oma huuli süstinud. Ja ma olen nagu, et see pitigi ei ole ma nalikullakes. Kas pole näha või? Oh my god, vist ei ole, see on ju nii naljakas. Ilus näokuju, aga ma ei tea, kas see sinu nägu on. Minul on sama, et mul on kellegi nägu siin, aga see kilg pole siin. Mu oma näeb palju nagu mingi ninja ja üks silm on 2 korda suurem kui teine. Let's fix this. Ma olen küll üks natuke suurem kui teine, nii et ära otsa. Oota, ära vaata. Ma panen ühes joonistama. No sul on nagu perfektsed silmad, ka perfektsust on ka raske joonistada, vaata. Liiga harali. Oota, kui nina tuleb vahele. Sul on nagu snatched nina ka. Ta praegu. Ma ostsin uue kontuurstiki. Mina üritab asja nii snatched nina capture ida. Oh my god, see on naljakas. Mind on nii raske joonistada, ma kogu aeg liigutan. Tule panema kinni selle video. Ma olen jõudnud, et nii, et mul on nüüd ainult silmad. See ongi raske joonistamise juures, et sa saad aru, et midagi on valesti, aga sa ei saa... Aga mis? No ei tea. Nii, ma tegin nüüd asjad mingid paika, aga ma ei tea, kas need õigesti on siin, et... Nii, mis su keskendumisnägu on siin nii? Minul on teadagi see. Ja kulmud lähevad hästi mul nii. Nagu vaju kohe näo sisse. Minu keskendumisnägu on vist see, et ma tõmban silmad hästi kissima nagu. Tead, kui koolis oli igav, sa joonistasid kulmu vihikusse? Ja, või silma. Ma ei tea, kulm või silm. I've got your nose ring mapped out. See näeb sinu moodi välja. No nüüd, kui ma tegin talle rõnga. See ongi mu see. Sest nagu... Ütlev detail. Ausalt. See näeb sinu moodi välja nüüd. Natuke. Mu praeguse kulmud on lihtsalt tõmba paar kriipsu. iPadis on hea joonistada, sest siis sa saad tõsta kulmud kõrgemale lihtsalt. See on cheatimine ja häkkimine. Ja praegu on väga raske. Oota, nii, nüüd sa tegid uue näo. Sa naeratsid ja sa nägid teissugune välja. Mul on su vana nägu siin kirjas. Nagu täiesti emotsioonitu või? Tegin silmad kogemata ülisuured. Ma pean korra keskenduma. Vabandage, keskendu. Maria ei vaata mulle kunagi otsa, ma ei saagi silmi teha. Ma ei mingi kõik selle peale, et ma ei vaata just otsa. Ilusad on kurat need kulmad, ma ikka vaata. Mina on ka ilus, ainult et noh, et kas need on sinu omad. Tõmbas just huuled. Vaata, see on nii, et üks joon muudab kõike. Ma tegin ühe joone ja järsku see on nagu kilakas vana mees välja. Oh my god, see fucking huulevärk on crazy. Kes see on? See on see vaim, keda me Hensu Kuta kodus nägime siis. Ma joonistan teda tegelikult. Minu arust ma isegi mängisin seda vaimu seal, et mul ongi siis nagu... Ongi, ma capturingi teda. Jah, tema, see on mu alter ego. Praegu läks mul väga hulluks asi. Silmad ma ei ole nagu... Ei, ma tegin liiga paksu kaela sulle. Sul ei ole nii paksu kaela. Kusjuures, noh, siin joonistamisest rääkides. Mul on TikTokis üks tšikk, kes mängib Robloxi Speeddraw iPadis. Ta nagu kogu aeg joonistab. Ja ta joonistab üliilusti, tal on hästi nagu oma stiili. Ma võin ta laivi nagu tundide viisi vaadata. Ja siis üks õhtu ma hakkasin magama minema. Ja siis ma nägin, et ta on laivis ja ta joonistas oma top giftereid. Ja seal laivis oli nagu vähe inimesi, sest see oli öösel. Nii et ma nägin võimalust. Ja siis ma annetasin talle seal need rahasid, et ta mind joonistaks. Ja siis ta joonistas mind. Ja nüüd mul on tema joonistus endast. Ta väga minu moodi ei olnud, aga... Kõige raskem on joonistada ju juukseid ometigi. Nagu eriti kinniselt. Nii raske on joonistada kinniselt juukseid. On küll, jah. Nagu see näeb välja nagu nad lihtsalt lõppevad ära. Seda, mis sul on räigelt raske joonistada. Sa näed natuke nagu Bratz-nukk mul välja siin. Tegin sul nii plumpi huuled veel nagu. Oi, kaamerast tegi kohutav välja, ma selle panen kinni praegu. Ma üritasin sketšida Sydneyle tema hairline'i. Aga ta näeb välja nagu vana mees, kellel ongi 2 karva peas. Afrikene, miks see nii stressful on mees? Nüüd ma tegin küll midagi nii valesti. Ei, ma tegin ka sulle liiga laia kaela. See on nagu bodybuilder, need välja see pael on ka peas. Kuidas sul see lõuatõmbad edenevad? Oh, not so good, not so good. Või no tähendab, ei, ma töötan nende kallal. Sa tead seda TikToki soundi? Every woman should be able to do 11 push-ups. Reaalselt käige perse. Reaalselt olge vait. Saad aru, asi on selles, et kõik need inimesed, kes suudavad, on teinud noorena sporti, kus ülakeha on treenitud. Ma olen 2 aastat üritanud kätekõverdusi. Ma treenin neid 3 korda nädalas. Kui sa noorena seda tegid, sul on ülilihtne. Kui sa ei teinud, nearly impossible. Sama pull-upiga, kui sa oled korra suutnud seda teha, siis on kergem. Kätekõverdustega on teine lugu. Kas sa neid oskad teha või? Ei. Ja ei ole ka mitte kunagi osanud. Oota, vaata siin, et ma nüüd jäin plakutama. I gotta capture the ears. Sina ka, kui saad hetke, siis ka lihtsalt vaata. Oh my god, sa oled nagu neandertaalane.
ei tule, mis lähevad need võrdlused. See pilt, mis oli õpikus homo neandertalus kohta on see pilt, mis mulle siin hetkel sinni. Reaalselt, miks sa isegi ei näe nagu, sa läheb aina kaugemale sinust. Kõik need homo sapiens erinevad variandid on mul siin praegu. Mul on lihtsalt, ma ei taha, et kui ma näitan, et sa arvad, et ma siin nii näen. Ega ma ka... Tõesti, ma tõesti nagu... Vaatake nüüd uuesti siia. Vaatake, ma selle tegin nii kuidagi õige kujuga. Meil on mul endale vähem. Kuulge, see on ka mõnust natuke õige kujuga. Minul ei ole midagi õige kujuga. Kõik on valesti. Suka mu hairline või? Sa vist joonistasid mu nina side profile'i. Kommentaarides on keelatud vihkamine. Ainult positiivsed kommentaarid on oodatud ja kui sa arvad... Palun julgustage mu kunsti hobi. Jah, ma eelmises videos ma tegin ennast Billie Eilish'iks ja siis ma olin täiesti delusional, et ma näengi... Ma ei ole videot nendega, thumbnail oli väga täpne. Aitäh! Aitäh! Ma ütlesin ka, et kui rahvas ei nõusta, siis ärge kommenteerige, sest ma ei taha kuulda seda. Nii et ma Kiiarana veel isiklikult ütleb, siis on tõde. Lõpptulemus thumbnailil oli väga hea. Seda oli muidugi natuke photoshopitud. Natuke kõvasti oli photoshopitud. Laura Ranavoli or Laura. Mõõde FaceTime. Ta tuleb otse videosse. Nii, sa oled nüüd otse minu ja Sydney kollabis. Tere! Kaamerate ees. Mis hinde sa praegu annad sellele, kus ma olen? Näita nüüd Sydney. Okei, selline 70-st. Sa ütlesid 70-st või? See on ju super tulemus. Anna Sydney poolt ka. Ma ei ole näinud, vaata. Tšau! Tšau! Ta hakkas naerma. Kelle parema? Pane peapaela, kui sind joonistatakse. See on nii keeruline peapaela joonistada. Okei, Sydney, sul läheb halvasti, ma kuulen. Mitu punkti siis? 60-st. Mida äkki? Ma olen kõne kinni. Mul läheb praegu paremini. Mis puudu on? See sära Sydney silmadel. See on tõsi. Sa näed veel minu pildil, nagu see oleks tarkusampopil käib. Nagu, et alapõsed on natuke paistes minu pildi peal. No, juuksed on mul väga ilusad. See on lausa super töö nagu. Võib-olla ma lihtsalt panen värvi ja tegesklen, et see näeb välja nagu sina siin. Tead, mille järgi me hindame, kas pilt on hea või? Kui sa oleksid teadmata kadunud ja vaata tehtakse sketš. Oi, sind ei leitaks. Et see on see kurjategija, keda me otsime. Ja. Et are they gonna find you or not? Jaa, nagu minu joonistus on giving police sketch. Loogi su silmad on vildakad. Nagu, et üks on väiksem kui teine, aga mul actually ongi sellised. Arvasin, et ma tulen siia fleksima, et ma olen nii andekas joonistaja. Mul on nagu silmad liiga suured ja... Mul on silmad liiga suured ja nina liiga väike. Mul on vist sama sinul. Ei no, see ei ole ikka see, et sa vaatad peale nagu vau. Nagu sa hakkad ikka naerma esimesena. Mul on tunne, et kindlalt laupa liiga nagu väike, et laup peaks veits kõrgem olema, aga muu on okei, see on ju meie Sydney. Vaataks, ma saan seda laupa parandada või? Oh my god, kohe näeb slay välja lambist. Mu Ereli Vang nüüd on slay, bitch. Asi oli laubas. Jaa, for real, this is you, girl. I've captured your essence. Kas sära silmades on jõudnud paberile? Ei. See on sinu mugshot, mis ma joonistan. Nii, värvid või? Mina otsustasin, et selle pildi kõige õigem osa on peapael. Sellega ma sain päris hästi hakkama. Väga hea. Okei, mis edasi? Vaat siia korra. See on minu blush põhi ja mul pole õrna või kuidas ma selle välja peaksin hajutama. Ei, kas see kustutab ära. Kas see õrnalt? This is not working. Oota, ära vaata. Mulle meenub käelise tunnist üks tehnika. Et sa võtad teise paberi ja sa teed niimoodi. Look it working! Oh my god, slay. Ma olen kunstnik tegelikult. Vaadake, nagu juuksed on ilusad. See värv tõi nii palju elu siia sisse. Mul on vist valmis. Päris, täiesti valmis või? Vist jah. What? Mul natukene ikka läheb aega. Ega sa juhuslikult Hesburgerit ei taha. Ma sain aru, et tead, mille järgi minu otses selle kunstiprojekt on valmis, siis kui mu kõhtu jooks läks. Õht on tühi, on aeg hakata sööma. Olt teab, kuidas muga rääkida. Why don't we just... Sul pole kõht tühi. Tead, on natuke küll, aga mul on natuke kiire su juurest ära ka. Ja ainult ühel põhjusel. Ma ostsin oma elu esimese raamatu eile, Hunger Gamesi uue osa, ja mul on vaja seda edasi lugeda. Mul jäi see eile pausile, sest ma jäin magama. No selle kohta, et sul on kiire ära võtad sa sure your sweet time minu värvimisega. Vaata, sul isegi
sul aku tuli vilgub. Vilgub jaa. Samamoodi minu kaamera peale switchida. Mis emotsioonid on peale seda joonistamist? Mul pole õrna aimugi, kas see on hea või mitte. Mul on nagu, see joonistus iseenesest on nagu norm, aga see ei ole sina. Ja mis, ma lihtsalt otsustasin, et kunst on vaatesilmid ja minu silmis, nagu ma tean, ma andsin parima endast. Värvidega ma pole rahul. 3, 2, 1. Aga siin tõesti on nagu sama. Oh my god. Oota. Ega see on Loki, see on Slay. Aga vaatame nii. Oota, minu oma nii naljakas välja. See on natuke nagu see sama joonistus. See hyperpigmentation. Is that me? No, it's nice. Oh my god, what's that? Is that hyperpigmentation? Ei ole! Minu näo ilme näeb nagu ülislei välja. Sa oled veel nagu saaks kummitust näinud. Aga huuled said sa küll väga ilusti. Sinu huuled on nii palju paremad. Mul on nagu joonistatud huuled, sul on nagu actual huuled. Kõigi nagu, kas mul on siuksed huuled või? Minu oma ikka looks rough. Ei. Oi, vabandust. Toitudis, Hesburger jõudis. Mis minu meelest on kõige olulisem, on see, et mõlema puhul on näha, et siin on nähtud vaeva. Nagu, et me oleme üritanud. Ma näen mingit enda joont ja ma ei tea, kas see ongi siis võib-olla see, et silmad nagu on heladad. Kommenteeri Kalla, mis on puudu? Ma ei saa aru, midagi on off või kas see ongi lihtsalt... Aga mul on tunne, et see tase, kui palju me üksteise moodi välja näeme, on meil tegelikult suht sama nagu. No ma ikka ütleks, et sinu oma näeb rohkem välja nagu. Aga see on sellepärast, et sul on see feature, millega näha tunta. Sul on kulmud ka hästi distinctable. Ma suudaks su kulmud kohe öelda. From a row of kulmud. Mul ei ole nii palju distinct feature'id. Siin on su sünnimärgid ka. Oh my god, ja vahepeal mul läheb lihtsalt šokolaad näkku. Ja siis nagu, üks päev mul oli 5 ja Anna oli mingi, et oh my god, sul on sünnimärgi juurde tulnud ja ma tõmbasin, et oli kõik šokolaad. Aga attention to the details. Mulle meeldib. Ma arvan, et we slayed. Kes siis võitis? Nii raske vähendada. Meie ei peagi ütlema, rahvas valib. Palun rahvas hääletage. Kumb võitis joonistusvõistluse? No ühesõnaga. Väga lõbus oli. Aitäh kutsumast sinu kanalile küll. Aitäh. Ma tulen teine kordki. Aitäh ennast kutsumast. Ei, aitäh enda koju mind lubavast. Otse loomulikult. Ja aitäh teile, et te seda videot vaatasite. Maria kanalil on tema sünnipäeva vlog on see siis. YouTube sünnipäeva vlog, kus me ütleme, heietame, mäletame, räägime lugusid nagu sellest, mis aeg ikka kunagi oli ja reaktime vanadele videotele ja it's a good time. Maria vlogid on alati a good time. Soovitan üldse neid vaadata ka alt, võite siis kõiki linke vajutada ja mingi infonupule võite vajutada ja minna Maria kanalile videot vaatama. Meie omad poolt täname ja järgmise korrani. Aitäh ja hüvasti!